on laupäeva õhtu. Kui teraselt kuulatada, on kuulda Pärnu maanteel sõitvate autode müra. Kui korra sellest automürast välja lülitada ja veelgi terasemalt kuulatada, siis on kuulda linnulaulu, siristamist, kägistamist. Ma jalutan praegu Tallinna parkmetsas terviserajal, kus mulle meeldib väga jalutada. Siin on pehme pinnas, mitte asfalt, männijokkaid, kivikesi, puujuuri, käbisid, oksakesi, mida ma läbi oma õhukeste taldadega barefoot paljajalu jalutsite kaudu tunnen. Nüüd ma kõnnin läbi ühe tunneli. ja päike on veel päris kõrgel. Kuigi varsti hakkab ka tema loojuma. Ja selle taga on tihe päev perekondlikke sündmusi. Et kahel minu lapsel, noorimal lapsel olid just sünnipäevad. Ja kuna kõik nende sõbrad on ühised, sest nad käivad liitrühmas ühes lasteaias, siis ka pidu oli ühine. Ja hommikul meil oligi sünnipäevapeo tähistamine. Ja pärastlõunal õhtupoolekul oli kõige vanemal lapsel oma akrobaatika tantsuklubi trenniga esinemine. Ja ma olen siin metsas jalutamas, sest ma olen võtnud endale, ma olen pühendunud, lubanud iseendale, et minu heaolu, minu füüsiline heaolu, mis mõjutab minu vaimset heaolu, on minu jaoks oluline. Ja see tähendab seda, et ma tõusen iga päev diivanilt püsti, lähen õue ja kõnnin. Ja olenevalt päevast, et kui eesmärgipärane see on vahepeal asju ajades, tuleb see sammutulk täis, aga minimaalselt 12 000 sammu päevas. Ja praegu ma hingeldan, sest mul on seljas 5,44 kilone raskusvest, mille ma Amazonist tellisin, kui sa tahad teada. Ja ma tulin üles selle terviseraja kõige järsemast ja pikemast tõusust samal ajal rääkides. Ja see pani mind natukene hingeldama. Ja nüüd ma jälle laskun ja räägin siin edasi. Et selline õhtu puude vahelt paistavad päikesekiired ja mina jalutan. Ja jalutamine on see hetk, kus pärast pöörast päeva ma saan oma mõtteid koondada. Nüüd vist sõidab politsei mööda, kui teraselt kuulata ja kuulatada. Ja mõtteid koondada jalutuskäigu ajal. Ja see on parim aeg, kus minu meelest ka podcasti sisu salvestada. Sest ma täiega, ma alati kuulan oma enda podcasti sisud üle. Vahel ma kuulan neid mitu korda, sest et iga kord ka mu enda juttu kuulates mul on mingi uus mõte või iva, mis ma siit saan tegelikult kaasa võtta.
ja siis mulle tundub, et need podcasti osad, mis ma jalutades teen, on lihtsalt, ma olen rohkem kohal kui see, et ma kuskil arvuti taga istun. Igastahes mulle väga-väga meeldib see. Ja ma saan aru, et taustamüra võib siin olla, aga mis siis? Messy is sexy. Ja siit ma jõuan selle juurde, et ma vaatasin kalendrisse. Käes on maikuu, kus meil on tegelikult 4 kuud juba aastast 2025 möödas. Kuid kõvasti üle poole aastast on veel ees. Mingisugused talvemasendused ja kevadväsimused hakkavad selja taha jääma, sest päikest on palju. Me tunneme ennast rõõmsamana ja energilisemalt. Ja mul on tasuta Facebooki kogukond, tasuta Facebooki grupp, mille nimi ongi Kaasaegne naine, millega sina saad ka liituda. Ma arvan, siin podcasti märkmete lõpus on see link olemas. Ja ma tegin 2. mail, mitte 1., aga 2. mail tegin laivi, ehk siis nagu reaalajas videosõnumi oma kogukonnale. Ja ma ütlesin välja, et järgmised 30 päeva ma tulen iga päev selles kogukonnas nagu laivis eetrisse. Jagan midagi, mis siis muga päeva jooksul toimunud on või lihtsalt mingid mõttevälgatust või midagi, mis parasjagu selles maikuus on toimumas. Ja niipea, kui ma selle laivi ära tegin, nagu lihtsalt messy is sexy, lihtsalt hakka pihta ja tegutse. Sellel samal hetkel mul tuli nagu nagu selline hetk, kus sa nagu avastad midagi geniaalset. Ja see oli see, et maikuu on. Ja mai lõpuni on 30 päeva. Ja kogu selle 30 päevase nii-öelda väljakutse nimeks. Ma tulin selle nime peale, mida mul ennem ei olnud, mul ei olnud kontseptsiooni ka. Ja see sai siis nimeks endale Mega Mai. Mega. Just sellepärast, et meil on maikuu. Ja nüüd on täpselt see õige aeg oma unistustes ja eesmärkides minna all in. Nagu täiega pühenduda ja pihta hakata. Ja kui ma selle mõtte olin läbi mõelnud, siis selle raja teine järsk tõus, palju laugem küll, siis mai, M-A-I. Ja ma tulin akronüümi peale. Mai. Mina aktiveerin isend. Kui sina kuulad seda podcasti osa, ja ma olen varem rääkinud, kirjuta endale lipik lubatud, kelle luba saated ja kõike muid asju, siis selleks, et päriselt minna ja oma eesmärkide nimel tööle hakata, olla see liider, olla see juht, olla see ettevõtja, olla see naine, kes sa päriselt olla tahad. Number 1 asi on, sina ise pead end aktiveerima. Sina ise pead end käivitama. Ja pole minu meelest mitte midagi pöörasemat, mitte midagi võimsamat vaadata naist, kes suudab ennast
ise aktiveerida ja käivitada. Ta ei oota kellegi teise luba, heakskiitu, valideerimist, arvamust. Ta teab, et tema sees põleb tuli. Ja see tuli on väärt seda, et see põleks palju võimsama ja vägevama leegiga, kui sa ainult ise otsustad, et mina aktiveerin iseend. Ja sealt tuli selle maikuu 30-päevase väljakutse põhiteema. Mega mai. Ja sellest, ja täna on teine päev ja ma tunnen, kuidas nii palju selle 2 päevaga on minu jaoks muutunud ümber nagu, ma ei tea, switchinud, muutunud. Ja kui sina kuulad ja saad inspiratsiooni ja motivatsiooni ja saad käivitatud, siis kui palju see muudab sinu jaoks, sinu ümbritsevate inimeste jaoks, kui sina otsustad minna all in maikuus, mega mai. Ja kui sa tahad selles pöörases 30-päevases trallis kaasa teha, tule liitu mu Facebooki grupiga. Facebook muutis oma seadeid ning live-videod on nüüd üleval ainult 30 päeva. Ehk siis pärast seda Facebook nad automaatselt kustutab. Nii et kui sa tahad 30 päeva laive kuulata ja vaadata, siis parim aeg liituda on nüüd. Sest vähem kui 30 päeva pärast esimesed videod juba, neid hakatakse vaikselt kustutama. Aga ma juba näen naistes, kes mulle kirjutavad oma klientides, kellega ma töötan lähedamalt koos. Missugused muutused toimuvad ka neis. Kuid see tähendab seda, et mina aktiveerin iseend. Ma lähen esimesena. Ma teen asju, kui see mõte tuleb. Sest ma olen see, kes katsetab ja teeb need asjad ära. Ma ei oota kellegi heakskiitu. Selleks, et teie saaksite järgi tulla. Selleks, et teie saaksite astuda seda rada, mida teil on ette nähtud astuda. Teha neid asju, milleks teie olete ette nähtud. Ma täiega tean, et sinu sees põleb mingisugune äge, võimas leek, mida sa võib-olla ei suudagi kellelegi teisele kirjeldada. Ja see ei ole see, et sa oled kuidagi tänamatu selles osas, mis sul praegu oma elus on. See on see, et sa tead, et sa oled nii paljuks enamaks võimeline ja suuteline. Ja ainuke asi, mis sul on vaja teha, on vaja teha otsus. Mina aktiveerin iseend. Ja ma igal suvalisel ajahetkel oma elus sa saad otsustada olla parim versioon iseendast. Ja seoses enese käivitamisega. Ma olen Facebookis, ei saa öelda, et igal pool sotsiaalmeeles, Facebookis
aktiivne. Jagan seal väikeseid noppeid oma igapäevastest elust, jalutuskäikudest. Ja enamasti inimesed on nagu positiivsed ja toetavad ja ütlevad, et Annika, see on nii äge, kuidas ma näiteks talvel jagasin, kuidas ma igasuguse ilmaga käisin ja jalutasin. Et kuidas see neid inspireeris, kuidas see, et mina ise olin sisemiselt aktiveeris ja käivitas kedagi teist olema parem versioon iseendast, oma tervise eest hoolitsema. Ja siis on vahepeal mõni inimene, kes kirjutab, et sa jagad natukene liiga palju ja tunneb kuidagi, et ta on puudutatud sellest. Aga see tähendab ka seda, et mingil määral mina midagi tema sees olen käivitanud. Ja küsimus on lihtsalt selles, et kuidas sa reageerid sellele. Sest see on ka valik ja otsus. Ja mina otsustasin reageerida Megamaiga, minna veelgi rohkem, olin veelgi rohkem, olla nähtaval, veelgi rohkem, olla valjem, veelgi rohkem jagada neid teadmisi, neid samme, neid tõdesid. Aitäh! Vahel mingisugune väline tõuge on ka äge. Ja kui Megamai võiks olla sinu väline tõuge, nagu mida sa ootad? Let's go! Lähme! Sõidame! Nagu see... Me oleme pidurdamatud. Mitte midagi pole võimsamat, ilusamalt, ägedamat, peatamatud kui see, kui sina oled aktiveeritud, käivitatud ja liigud. Kui need mõtted kõnetasid sind, esiteks tule liitu Facebooki grupiga, teiseks pane like, tõsta pöialt, kus sa iganes kuulad seda podcasti. Ja võib-olla on sul keegi sõbranna, kes vajab seda sõnumit. Mina aktiveerin iseend. Siis jaga seda episoodi temaga. Ma usun sinusse. Ma täiega usun sinusse. Ära lase sellel leegil kustuda. Alustame sellest, et sina ise teed otsuse, et sina ise aktiveerid iseend. Mai. M-A-I. Mina aktiveerin iseend. Ja lähme. Tšau.